Vedad räägivad dharmast. Ja mis see dharma on? Sanskriti-keelne sõna dharma sisuliselt tähendab siis mingisuguse objekti või siis elusolendit, nagu me oleme ka objektid, selle siis omadusi või siis iseloomu. Samamoodi nagu vesi on märg, on lahutamatud, siis näiteks tuli on kuum. Samamoodi on olemas siis elusolendil oma dharma, omad omadused, omad karakteristika, mis on igavene tegelikult. Ja see on see, millest vedad räägivad. Ehk vedad räägivad sellest, mis on tõde. Ja mis on olnud tõde ja mis jääb tõeks. Ja kui me vaatame edasi, siis me saame aru, mis on tegelikult tõde, mis ei ole. Et võtame näiteks siis vedaliku, ütleme, Ashtanga jooga, on paljud kokku puutunud joogaga, et Ashtanga joogas on astmed, 8 astet, siis Ashta tähendab siis 8, anga tähendab haru. Siis esimesed astmed on meil siis yama niyama, millest siis on näiteks mõned asjad, millest siis vedad räägivad, on näiteks siis ahimsa, ehk siis vägivallatus. Ja üsna lihtne mõista, et see on dharma, see on igavene tõde, et kui me oleme väga vägivaldsed või ollakse meiega vägivaldsed, siis meil on kannatused, siis me oleme õnnetud ja vastupidi, et kui me ei ole vägivaldsed, siis meil on šanss olla õnnelik. Et see on dharma, see on selline reegel, mida ei ole vaja välja mõelda, see on lihtsalt olemas. Samamoodi näiteks satja, mis on siis tõde, tõe armastamine, õiglus. Samamoodi, kui me valetame, oleme valelikud, petame, siis on raske olla õnnelik. Ja vastupidi, kui me oleme ausad enda suhtes, oleme õiglased, räägime õigust, siis oleme õnnelikud. Mis meil seal veel on? Siis brahmacharya näiteks. Brahmacharya on siis puhtus, nagu igas mõttes puhtus, ka nagu seksuaalses mõttes puhtus, siis, et mitte petmine. Ja brahmacharya on tegelikult teatud mõttes on ta ikkagi tsõlibaat ja mitte askees, ta on tsõlibaat just nimelt selles kontekstis, et ta on nagu puhtus. Ja jällegi, et kes on must ja repane ja ei hoolitse enda puhtuse eest, jällegi on raske olla õnnelik selles maailmas ja vastupidi. See on dharma, see on see, mis on muutumatu ja sellest räägivad vedad. Või siis näiteks see 4. oluline on siis, ütleme, tapas, ehk siis askees. Ehk siis tapas, askees on see, mis annab inimesele jõudu, eriti meesterahvastele. Et mingil määral kontrollida oma meeli, mitte anda järele kõikidele meeltele, naudingutele ja vajadustele. Ja jällegi, et tehes seda ja vastavalt elades on meil võimalik viibida siin maailmas palju õnnelikumana. Et see on see, millest räägivad vedad. Ja vedade esindajad olid siis aarjalased, ehk siis aarjade on siis sanskriti-keelne sõna. Ja aarjalane ei tähenda samuti mitte mingisugust rassi ega mingisugust geograafiliselt mingi piirkonnaga seotud inimesi, vaid aarjalane on mõiste nende kohta, kes jälgivad siis dharmat, kes jälgivad neid igavesi nii-öelda seadusi, mis on siis looja poolt paika pandud siia maailma. Ja sõna iseenesest aarja on ka huvitav, et A sanskriti keeles tähendab minemist, kõik tähestikud algavad ju A-tähega, et A-st me hakkame minema, koolilapsed tulevad kooli, hakkavad ka A-st pihta, alustavad sealt oma kooliteed. Siis R on põhimõtteliselt sanskriti keeles puhtus, valge. Me teame, räägin Bhagavad Gitast, siis Arjuna, siis kellele Bhagavad Gita räägiti, siis pange tähele, siin on juba esimesed tähed on samad, on ju, A ja R.
ja siis ja on siis eestikeelne jaatus, ehk siis ja tähendab ja. Et tõde on olemas, igavikulisus on olemas, Jumal on olemas, ehk siis see on kõige kõrgema olemasoleva ja vaimsuse jaatamine. Ja aarjalased olid need, kes siis olid valmis minema seda puhtuse teed ja jaatada, öelda, jah, Jumal on olemas, jah, kõik need kõrgemad väärtused on olemas. Ja see ei tähistanud veel kord, see ei tähistanud siis ühtegi rassi, nagu see hiljem siin meil ajaloos on ära rikutud see tähendus, aga algne sanskritikeelne tähendus siis aarjalastele oli selline. Ja teatud mõttes siis Bhagavad Gitas, Bhagavad Gita algab ju ka värsiga Dhritarashtra Uvacha, Dharmakshetra, kus on Dharmakshetra, Kurukshetra, Samavetta, Yudhucha, Vahaha, Maham, Panchavas, kuidas ta ongi seal? Dhritarashtra ühesõnaga räägib, et siis minu omad ja siis Pandavad, tema omad olid siis tema pojad, Kauravad siis, et nad on kogunenud siia Dharmakshetrale, Kurukshetrale ja ta küsib siis Sanjaya käest, Dhritarashtra ise oli selleaegne kuningas ja ta oli pime. Ja see pimedus põhimõtteliselt tähendaski seda, et ta oli väga hästi teadlik Krishna olemasolust, ta oli väga hästi teadlik, et Krishna on Jumal, aga ta ei näinud seda selles mõttes, et ta ei tunnistanud seda, ta oli pime. Ja ta küsib, et mis need sõdalased seal tegema hakkavad. Nad on kogunenud sinna Kurukshetrale, Kshetra on siis väli, lahinguväli. Mamekam Pandavas Chaiva ja siis Mamekam minu omad ja Pandavas Chaiva. Dharmakshetra Kurukshetra Samavetta Yudhucha, Mamekam Kauravas Pandavas Chaiva. Kimma kurvata Sanjaya. Et ta küsib Sanjaya käest siis, et mis nad seal teevad. Ja selle Bhagavad Gita kommentaator Srila Prabhupada ütleb, et see on üsna rumal küsimus, sellepärast, et kui inimesed on kogunenud täis relvastuses kuskile lahinguväljale, et mis nad seal ikka tegema hakkavad, et ega nad pikniku pidama ilmselt ei hakka, et läheb madinaks. Aga miks Dhritarashtra selle küsimuse esitas? Tegelikult peenem põhjus on selles, et tal oli hirm. Ta kartis, kuigi tema pojad, Kauravad, ehk siis tõsisõnu eitajad, olid absoluutses ülekaalus. Nende relvastus oli palju vägevam, nende sõdalaste arv oli palju suurem, neil oli palju rohkem elevante, vankrit, kõike. Siis ta ei olnud kindel, ta kartis, sest et Bhagavad Gita on põhimõtteliselt võitlus jaatajate ja eitajate vahel, ehk siis aarjalaste vahel ja siis nende vahel, kes eitavad Jumalas olemasolu, kes ei tunnistanud Krishnat, kes ei tunnistanud, et Krishna on Pandavate poolel. Ja see teos algab selle küsimusega Dharmakshetra, et see on dharma väli, kus siis otsustatakse, milline dharma või mis dharma siis nagu siin maailmas kehtib. Ja põhimõtteliselt Bhagavad Gita oma juhendused Krishna lõpetab siis värsiga, kus ta ütleb, et sarvatarma parichacha mamekam sharanam paricha. Ehk siis hülga kõik dharma, nagu siin Mathura ilusti rääkis mõned päevad tagasi. Jällegi, jutt on dharmast, see algab dharmast ja lõpeb dharmaga. Ja mida siin Krishna silmas peab just nimelt sellest dharma hülgamise all, on just nimelt see, nagu Mathura ilusti selgitas, et hülga tegelikult kõik religioonid, hülga kõik need sellised väärsidumised ennast mingite filosoofiatega ja lihtsalt tunnistas seda, et tõde on olemas. Et on olemas siin maailmas teatud reeglid, mida järgides on võimalik olla õnnelik ja mida järgides on võimalik siis
elusolendil kogeda õnne ja kõrgemaid väärtusi. Ja seda mitte tehes tuleb siin kannatada, et nii lihtne see ongi. Sellest räägib Bhagavad Gita. Vot. Ma olen veerand tundi juba ära rääkinud, aga Eesti ei paista veel kuskilt. Hea meelega räägiks veel tund aega sellest teemast, aga see Eesti teema on väga põnev. Tegelikult miks ma selle suure kaarega tulen, just nimelt see, et üritada näidata, et veedade seos ei ole nagu otseselt siis, me ei räägi, kui me otsime veedasid nagu kultuurist, kuskil riigikultuurist või Eesti kultuurist, et me ei otsi mingisuguseid konkreetseid, võib-olla niivõrd isegi neid viiteid, mida ma küll täna teile siin päris palju näitan, aga just nimelt me otsime seda maailmavaadet ja me otsime seda teadvust, mida veedad meile siis pakuvad. Niimoodi. Ja rääkides siis lühidalt selle teooria võib-olla läbi, kuidas siis ikkagi need veedalikud teadmised oma algsel kujul on siia Eestini kunagi teoreetiliselt jõudnud, siis ma näitan teile siin mõned kaadrid läbi. Ma olen selle kohta teinud küll siin paar pikemat loengut ja ma ei hakka täna neid üksikasju rääkima. Et kui kellelgi on huvi, siis leiate need kuskilt YouTube'ist või siis äkki, kui siin Ungraali inimestel on huvi, siis me siin räägime veel nendel teemadel võib-olla kunagi. Et senimaani on olnud huvi selle teema vastu üllatavalt suur. Et ma mingis mõttes olen selle temaatika maaletooja olnud ja kuna nagu huvi on olemas ja inimesed on huvitatud sellest, siis miks mitte, räägime ja uurime. Et näete, siin on pilt siis, kus siis tekkisid pärast nüüd viimast jääminekut meie esimesed tsivilisatsioonid. Et siin 3 suuremat on siis Egiptuse tsivilisatsioon, Mesopotaamia ja siis Induse ja siis Sarasvati jõe olus tekkis tsivilisatsioon, see punane seal, mis siis jääb praegustele Pakistani aladele põhiliselt. Nii et näete juba, me räägi siin Indiast. Ja selles tsivilisatsiooniis oli siis nii-öelda niinimetatud see veedalik kultuur valdav, tähendab selles rajoonis ta just nimelt oligi. Ja ta hõlmas siin küll natukene siis juba India seal loodeosa niimoodi, aga näete, et kui me räägime, et see on nagu otseselt seome seda Indiaga, siis see juba selle info põhjal ei ole nagu 100% korrektne, eks ole. Ja see oli võimas tsivilisatsioon. Et ta on täiesti teenimatult jäänud tegelikult tähelepanuta, kui me räägime näiteks siin Egiptuse tsivilisatsioonist ja Mesopotaamiastki. Ja üks põhjus on muidugi see, et ta just nimelt, et kõik need tsivilisatsiooni praegused endised ühesõnaga suuremad asulad ja linnad, seal oli üle 1000 asula, seal elas üle 5 miljoni inimese, mis moodustas selle aja maailma rahvastikust väga suure osa, sest kogu maailmas elas kokku umbes 25 miljonit inimest. Nii et väga suure osa maailma rahvastikust asustas selle tsivilisatsiooni, kus räägiti sanskriti keeles, kus oli siis vedalik maailmanägemine, kus olid kõik need vedalikud teosed juba sellel ajal olemas. Ja see oli väga viljakas piirkond, seal elati väga õitsvalt ja rikkalikult ja see oli uskumatult arenenud tsivilisatsioon. Tema kõrge aeg jäi kuskil sinna siis 2600, ütleme 3000 aastat enne meie aega. Ehk siis näete, see oli siis veidi pärast Kurukshetra lahingud, kui Kurukshetra toimus siis 5000 aastat tagasi, millest Bhagavad Gita räägib, siis pärast seda oli selle piirkonna nagu õitseaeg. See oli väga arenenud piirkond, seal olid tänavad, suured linnas, 10 meetrit laiad tänavad, seal oli tsentraalne kanalisatsioon, seal olid välibasseinid, seal oli arenenud laevandus, kaubandus ja et uskumatult arenenud ühiskond. Et tuletame meelde, et samal ajal Euroopas liiklusid ringi veel siis kütid korilased ja elati veel nii-öelda niinimetatud tsiviliseeritult.
ja selle tsivilisatsiooniga sellega juhtus selline kurb asi, et ta lõpetas oma eksistentsi teadaolevalt ja see toimuski siis kuskil pärast siis seda 2500 aastat enne meie aega. Ja näete, siin on siis kaart. Ma käin sellest kiiresti üle lihtsalt praegu, et te saate aru, kuidas see teoreetiliselt on kõik nagu võimalik. Nad olid inimesed sunnitud sealt piirkondast lahkuma sellepärast, et need kaks võimast jõgikonda, siis Sarasvati ja Indus, nad kadusid ära. Et seal olid teatud klimaatilised põhjused, nendest on ka siin teadlased on need ära selgitanud, mis nendega juhtus. Põhimõtteliselt jõed kadusid ära, maa muutus viljatuks ja inimesed olid siis mõnesaja aasta jooksul sunnitud sealt piirkonnast lahkuma, otsima siis paremaid kohti, kus oma elu sisse seada. Ja loomulikult nad võtsid kaasa kogu selle kultuuri, need vedalikud teadmised ja kandsid neid edasi igal poole, kus nad läksid ja neid võeti loomulikult väga sõbralikult vastu, sest et nad pakkusid kõike paremat. Nad pakkusid kõike, mida teistel ei olnud. Neil olid teadmised põllumajandusest, neil olid teadmised käsitööst, metallurgiast, kaubandusest, paljudest valdkondadest, millest teised selle aja maailma piirkonnad ei olnud kuulnudki. Ja kuna siia ida poole, siis seal see Pärsia piirkond ja see oli nagu juba teatud mõttes nagu tsivilisatsioonidega täidetud ja seal on ka palju mägist ala, kus ei ole sobilik elada, siis suure tõenäosusega nad liikusid just nimelt siia lääne poole, ehk siis India aladele, seal uute jõgede juurde siia Yamuna ja Ganges, võib-olla siis sel ajal olid juba olemas. Ja asustasid neid piirkondi, aga väga suur osa nendest miljonitest inimestest liikus ikkagi suure tõenäosusega siia ülespoole, näete, põhja poole, kus ootasid ees ilusad metsad ja viljakad maad. Ja siia jääb nüüd piirkond, ütleme niimoodi, et on siin kuskil Kasahstanist, kui te näete siin kaardi peal, mõtleks, mul õnnestub siin näidata, siin on Kasahstani ja Venemaa, ütleme siin see Uuralite ja see piirkond siin on päris suur ala, mida vene teadlased nimetavad siis Shiktashta kultuuriks, vene arheoloogid. Ja seal on palju vedalike tunnustega asulaid. Et on sama ehitusstiil ja samad on leitud siis arheoloogilisi väljakaevamisi, jumaluste kujusid, matusetavasid ja nii edasi. Et on palju siis tõendeid, et seda ala, Shiktashta ala siis asustasid just nimelt sealt vedalikust tsivilisatsioonist tulnud inimesed. Ja sinna piirkonda jääb palju huvitavaid asulaid, näiteks üks nendest on Stara ja Maina. Ma näitan seda teile siin kaardil ka kohe. Et see on selline uskumatu koht, kus vene arheoloogid räägivad, et see kubiseb arheoloogilistest leidudest, igal sammul on võimalik leida midagi. Ja sealt on leitud palju vedalikku siis sellist algmaterjali ja tunnuseid. Näiteks on sealt leitud Vishnu kuju, jumalus, on leitud Kaali kuju. Need on reaalsed leiud. Siis on seal samas selles Shiktashta tsivilisatsioon, või selles piirkonnas on selline koht nagu Arkaim, võib-olla olete kuulnud, mis asub siis Utjaganka ja Karaganka jõgede läheduses. See on tegelikult puhas sanskriti keel kõik. Et seda, kuskil on mingi pildid, kus isegi Vladimir Putin, Venemaa president, külastas seda Arkaimi ja see Arkaim on ehitatud siis vedalike põhimõtetega lähtudes vedalikust universumi mudelist. Ta on siis svastikakujuline, mis svastika oli siis vanade siis vedalik sümbol, väga, et ta on head toov sümbol. Et vot sellised huvitavad kohad, slaidi juures me siin praegu oleme, ja siin
lühidalt ma mainin lihtsalt ära, et see ajajärk, siis millal kogu see liikumine toimus, oli siis pärast seda, kui rahvas sealt Induse jõeorust ära liikus ja nad jõudsid siia, näete seal nende piirkondade keskel on siis see Stara Maina ja Potsija kohta. Ja see Stara Maina ümber, näete, on siis kõik meie hõimurahvad. Kõik need rahvad, kuhu keelerühma Eesti kuulub. Seal on ersad, mokšad, mokša on sanskriiti keel, eks ole, udmurdid, marid ja nii edasi. Ja neid on seal ümberringi veel. Ja just nimelt see Stara Maina on siis nagu selle keskus, et selline mulje jääb. Ja siis praegu siis meie siis kaasaegsed teadlased, siin arheoloogid, etnoloogid, keeleuurijad, antropoloogid, kõik väidavad seda, et me oleme sealt siia tulnud. Et meie geneetilised tõestusmaterjalid on selle kohta olemas, siis 60% tänapäeva meestest kannab seda genoomi, siis, mis on sellest piirkonnast pärit. Ja see ajaliselt siis toimuski selline suurusjärk siis ütleme 800 aastat enne meie aega kuni siis seal 800 aastat pärast meie aega. Et ütleme selline suurusjärk mingi 1000-1500 aasta jooksul liiguti siis Eestisse vaikselt, sealt kaudu tuldi. Ja see on siis teoreetiline nagu selgitus, kuidas on võimalik, et üldse mingisugused vedalikud teadmised on sellest tsivilisatsioonist siia jõudnud, et peame arvestama, et sellel ajal inimesed ei olnud nii paiksed, kui me oleme tänapäeval. Et meil on tänapäeval töökohad ja elukohad ja elukohtadel on laenud peal, mida me peame tasuma ja oleme nagu väga seotud tegelikult. Siis varem inimesed ju liikusid, kui selles kohas said ressursid nii-öelda otsa, siis liiguti lihtsalt edasi. Et see ei olnud inimeste jaoks nii suur nii-öelda probleem või sündmus, et minna järgmisse kohta edasi. Ja aega oli neil siia tulla 100 aastaid niimoodi, et see ei toimunud kõik mõnekümne aastaga, vaid see toimus, näete, isegi võib-olla 1000 aasta jooksul. Nii et teoreetiliselt on siin võimalusi küll ja küll. Ja siin Eestis on palju tunnuseid, siis mis kõik siin juhtuma hakkas sel ajal. Et vahetult enne seda suhteliselt kukkus meile siis Kaali kraatrisse, õigemini Kaali meteoriit kukkus kraatrisse. Et enne oli ikka meteoriit, siis tekkis kraater. Ja sellel ajal hakkasid siis surnute põletamine. Enne seda ei olnud seda. Siis matmistavad väga sarnased on sellele, mis siis toimusid selle Stara Maina ümber seal nendes võimurahvastes. Palju muid tunnuseid, et ma nendesse nüanssidesse praegu ei lasku. Et see on siis selline teoreetiline selgitus sellele, kuidas see kultuur on siia nii-öelda füüsiliselt jõudnud. Nüüd ma räägin siis sellest, kuidas me Eesti, ütleme, rohkem siin Eestimaal olles võime näha seda vedalikku kultuuri siis nagu reaalselt. Et me teame, et üks parimaid mäletajaid ja kultuuri edasikandjaid on keel. Ja keelel on väga pikaajaline mälu. Seepärast ma räägin täna väga palju teile siis keelest. Eesti keelest, kus me eesti keeles võime leida sanskriti-keelset sõnu. Sanskriti-keel oli väga levinud keel, et aidatavalt isegi kuni 15. sajandini teda veel mingil määral nagu maailma eri piirkondades räägiti. Marco Polo on oma reisikirjas kirjeldanud, kuidas Hiinas Pekingi lähedal 14. sajandil kuskil graveeritud mingisse võlvkäiku on kirjutatud siis sanskriti-keelseid tekste. Ja rääkimata sellest Aleksander Suure ajal siis oli sanskriti-keel maailmas väga levinud ja keeleteadlased paljud on seisukohal, et Indo-Euroopa keeled, siis, mis on maailma suurim keelegrupp, kuhu siis kuuluvad enamus Euroopa keeli ja vene keel ja slaavi keeled nii-öelda ja keldi keel
on kõik siis sanskriti keelest välja kasvanud, samuti ladina keel, kreeka keel. Et ma väga sellel teemal sõna ei võta, ma ei ole ise muidugi keeleteadlane ega ekspert, aga see on see, mida paljud keeleteadlased väidavad. Ja neid märke on keeles palju olemas. Nii et selles ei ole midagi imelikku, kui see keel on jõudnud ka eesti keelde ja ma usun, et te olete üllatunud, kui palju meie keeles seda sanskriti keelt tegelikult on. Võtame näiteks siis, hakkame kuskilt otsast me pihta hakkame. Millegipärast need sõnad siin liiguvad meil ära, aga et võib-olla mõned asjad, mida inimesed ei tea, et mida me iga päeval kasutame veedalikus kultuurist, näiteks on 10 numbrisüsteem. Et kuigi me oleme harjunud neid nimetama araabia numbriteks, siis tegelikult need on veedalikud numbrid, need on veedalikust tsivilisatsioonist. Araablased võtsid need üle siis sellest Kangese jõe oru tsivilisatsioonist ja selline Itaalia matemaatik siis nagu Cibolatti oli araabia turult kuskilt leidis need numbrid ja hakkas neid kasutama, tõi nad nii-öelda Euroopasse ja pikalt neid nimetatigi tegelikult siis araabia hinduse numbriteks, kuni lihtsalt mugavuse mõttes mindi lõpuks sujuvalt araabia numbritel üle, aga originaal nendel on siis veedalik. Ja eesti keeles on näiteks jõudnud ka nendest numbritest, näiteks 100 on sanskriti keeles 100, EKV, need numbrid meenutavad paljuski siin slaavikeelseid numbreid, Chatur, Pancha, Chatur on Chatyre, Pancha 5, Sapta 7, Ashta 8, Nava 9, eks ole, Tasha 10, teised venekeelne 10 ja nii edasi, et me näeme, et see sanskriti keel on ta jõudnud paljudesse keeltesse, tegelikult me kasutame seda igapäevaselt, me lihtsalt ei tea seda. Ja näiteks nädalapäevad on siis see, mida me kasutame, siis seda 7-päevast nädalat, see on tegelikult veedaliku kultuuri nädal. Vedades on seda kirjeldatud, kus siis igal päeval oli oma planeet, igat päeva esindas oma planeet ja kui me vaatame, siis need planeedi nimed on isegi meile siiamaani säilinud, näiteks inglise keeles, kui me vaatame, siis Saturday on siis Saturni päev, mis on veedalikus kalendris, siis tähistab siis laupäeva. Sunday, võite arvata, mis päev see on, eks ole. Et see on siis päikeseplaneediga seotud ja Monday on siis kuu, moon, et näete, inglise keeles on nad täitsa olemas veel. Ehk siis see on veedalik kultuur, see 7 päeva nädal, selle me oleme saanud sealt. Kuunimetused, et veedalikus kultuuris algas aasta seal kuskil veebruari-märtsi kandis ja kui me vaatame neid kuid, mis siis meil praegu kasutame, näiteks september on seesama Sapta, ehk ta on 7. kuu, kui ta meie kalendris on 9. kuu, siis selles kalendris on 7. kuu. Ehk siis Sapta, sanskriti keele 7 on september. 7. Siis Ashta on oktoober, see on siis 8. kuu. Ja november on siis Nava, Nana, kuidas sanskriti keeles seal öeldakse, Nava. Ehk siis november. Ja detsember on Tasha, sanskriti keel. Nii et järgmine kord, kui nimetame kuu nimesid, siis me teame, et see on tulnud meile veedalikust kultuurist. Et sellised asjad, et nendest kellelegi koolis ega kuskil ei räägita, aga nad on reaalselt eksisteerivad, me isegi teadvusta seda, et kust me nad võtnud oleme. Siis nüüd ma lähen keele juurde ja mul on seda siin tegelikult palju, et ma isegi mõtlesin loengu alguses, et kõik need sõnad praegu siin läbi käia võib-olla on isegi natukene väsitav ja võib-olla natuke läheb kiirustamiseks, et ma võib-olla teen niimoodi, et mul on nad liigitatud eesti keeles nagu teemade järgi ja selle teema piires siis ma vaatan, kui ma need huvitavamad sõnad, siis ma natuke peatun pikemalt,
aga muidu siis me käime lihtsalt võib-olla siis need teemad läbi, et siis te saate ettekujutuse, mis valdkondades üldse sanskriti keelt eesti keeles esineb. Kuna kõik see teema on väga aldis igasugustele spekulatsioonidele ja sellele, et mõned inimesed näevad neid seoseid ja mõned inimesed ei näe neid seoseid, siis ma olen püüdnud olla võimalikult korrektne ja näete siin nende sõnade taga, kui on see tähistus, see ETÜ, siis see tähendab seda, et see on keeleteadlaste poolt, siis keeleinimeste poolt aktsepteeritud väide, et siis see on Eesti etümoloogia sõnastik, kus ma olen pannud selle märke taha, et see on siis nii-öelda ametlikult tunnustatud sanskritikeelne sõna. Et siin on ka sõnum, mida ma ise olen tuletanud ja meil tuttavad siin, kes tegelevad nende asjadega, on nagu leidnud ja märkinud, et neid sõnu on ka, aga enamus on siin näete selle etu tähisega. Et esimene valdkond, kui me vaatamegi, on siis seotud näete hobustega, et pärast me teeme ühe huvitava järelduse kõikidest nendest valdkondadest, aga ma arvan, et mõelge ise kaasa ja te teete ise ka siin juba väikseid järeldusi, nähes neid seoseid. Et hobused siis teadupärast nendega käib kaasas igasugune atribuutika ja neid paljud nendest hobustega seotud siis esemetest ja nii-öelda vajadustest on siis tähistatud sanskriti keele sõnaga, nagu näiteks ais. Noored ei teagi, mis need kõik on. Mina olen veel maal kasvanud vanema juures, ma tean, mis on ais ja ma nägin, kuidas vanaisa hobust vankri ette rakendas. Siis selline sõna nagu ratsa on sanskriti-keelne sõna, mis on algse tähendusega vankrihobune, radhje. Sadul, sanskriti-keelne sõna, tüvi, tähendab, me räägime tüvest, eks ole, sõna tüvi. Ja sageli on nende siis etü poolt antud sõnade seost eesti keelega on isegi keeruline näha, sellepärast, et seal peab teadma juba meie neid hõimurahvaste keeli. Ja kui me vaatame näiteks hõimurahvaste keelte siis nagu vasteid, siis me näeme küll, et väga suhteliselt kergesti, et loomulikult see sõna on nagu seotud selle tüvega. Aga ise mitte tundes siis hõimurahvaste keeli on sageli väga raske näha üldse seda seost. Nii et me peame usaldama siin lihtsalt keeleinimesi. Siis näiteks selline sõna nagu ajama on siis sanskriti-keelne ajati. Ja vars siis on siis sanskriti-keelse algse tähendusega mees, isasloom, mehine, võršan. Sellised ilusad eestikeelsed sõnad tuleb välja, et hoopis tükis sanskriti keelest. Siis veistega on meil seotud selline sõna nagu tiine, mis algselt tähendas siis emaslooma, lüpsvat lehma. Põllumajandusega on seotud sõnu. Iva on sanskriti-keelne sõna, mis tähendab siis teravilja. Voos, see on juba vanem sõna. Tarn, tänapäeval veel kasutatud sõna. Rohtaim, kuluhein. Siis on üks valdkond, kus me leiame üsnagi palju sanskriti-keelseid tüvesid. Et on selline levinud nii-öelda mõõtühing nagu pala, et on toidupala ja tegelikult see on läinud ka muudesse valdkondadesse, näiteks on olemas ju muusikapala ja see kõik, algne tüvi on veedalik mõõtühing, mida siis nimetati palaks ja mis oli umbes selline 40-50 grammi, niisugune väikene, täpselt niisugune suupala. Et see mõõtühik on tulnud siis sealt kaudu meile. Siis selline sõna nagu pott või pada on siis sanskriti keeles pata. Ma ei pea vastu, ma ikka ütlen ära selle, et mida me siit nagu leiame. Kui me tähelepanelikult vaatame, siis me näeme, et kõik need sõnad, kõik need väljendid on toonud mingi uue kvaliteedi. Nad on toonud meile sadula, nad on toonud meile aisad, nad on toonud meile pada, paja, millega saab toitu valmistada. Ehk teisisõnu, kui me tähelepanelikult vaatame neid ja neid sõnu analüüsime, siis me näeme, et see rahvas või see allikas, kus need sõnad on meie keelde tulnud, see on toonud meile
mingi uue kultuuri, mingis uusi väärtusi, mingeid uusi oskusi, mingis uusi lahendusi asjadele. Ja see on täpselt seesama teooria, millest ma alustasin, et see rahvas, kes sealt liikus, nad tõid tegelikult nii-öelda paremaid väärtusi, nad tõid kõrgemat kultuuri ja jagasid seda kogu maailmas. Mul on siin muuseas üks raamat kaasas, Stephen Clappi Proof of Vedic Culture's Global Existence, ehk siis tõendusraamat selle kohta, et kunagi oli veedalik kultuur üle maailma levinud kultuur. Ja seda raamatut läbi lugedes ei jää mingit kahtlustki, et see tõepoolest niimoodi oli. Ja ei ole midagi imestada, et ka meil siin Eestis on palju veedalikke märke, tunnuseid ja mõtteviise. Et eestlastel on väga vastuvõetav kogu see veedalik filosoofia, kõik see karmateooria, inkarnatsiooniteooria, taassünniteooria. Need on kõik eestlastele hingeteooria, kus me oleme siis igavesed hinged, liigume kehast kehasse. See on eestlastele suhteliselt aktsepteeritav kõik, et ei ole probleemi. Ja üks selgitus sellel ongi see, et tegelikult on see läbi juurte, läbi meie esisaade on tegelikult meil need teadmised olemas. Et kui me räägime veedadest, siis me tegelikult ei kuule midagi uut, vaid me kuuleme seda, mida me tegelikult teame. Ja see on huvitav tunne, et ma arvan, et paljud on kogenud seda, kui me kuuleme, kui räägitakse hingest või taassünnist sellist asjadest, siis me mõistame, et ma tean seda, ma olen seda alati teadnud. Et see on see dharma, millest ma rääkisin. Sanatana dharma, sanatana või nitte dharma tähendab siis igavene dharma. See on see, mis on ja jääb. Mis meil siis toiduga siin veel on? Riis, sanskriti keel, pett, pipar, pippali, suhkur ja väga lahe sõna on mõdu, ehk siis madur, sõnast madur, ehk siis magus. See on siis veedalikus kultuuris igasugune selline joovastav jook, lillede või mahl või nektar, selline uimastav jook. Madur iseenesest sõnatüvi tähendab ka magus. Et kõik, mis on sellise nagu rassaga, sellise maitsega seotud. Ja mõdu me teame, oli siin Kalevi poeg siin juba manustas meil siin mõdu ja vanad eestlased pakkusid seda sama mõdu, viisid oma siis ohvrikividele, et kui tehti mõdu kodus, siis enne seda ei hakatud tarbima, kui viidi ohvrikivi peale, pakuti see oma jumalustele siis ja pärast seda, kui nemad olid seda maitsnud, alles hakati seda tarbima. Et sellised olid muinaseestlaste tavad ja see on täpselt veedalik kultuur, kus kõigepealt valmistatakse toit, ükskõik mida me tarbime, riidese tehakse valmis. Vanad eestlased samamoodi, nad tegid endale mingi uue eseme või uue tööriista või uue riide. Nad kõigepealt viisid selle kivi peale, pakkusid selle nii-öelda kõigepealt loojale, sest et nad olid piisavalt arukad, et aru saada, et tegelikult looja on see, kes meile annab kõik, ta annab meile kõik need toiduained, annab kõik need riided meile. Et ükskõik kui arenenud meie tsivilisatsioon ei ole ja meie teadus, siis mitte ükski teadlane ei ole suutnud veel kartulit laboratooriumis valmistada. Et siin teadlased proovisid piima valmistada. On proovinud ühesõnaga võtnud täpselt samasuguse keemilise koostise, täpselt identsed ained kõik. No ei tule välja. Ja seal on üks komponent, on seal puudu just nimelt see komponent, mille lisab sinna looja, mille lisab sinna Jumal, ehk siis see armastus, mis hoiab kõikega seda koos. Seda ei suuda teadlased kunagi sinna sisse panna. Ja meiega ei suuda seda. Nii et me peame leppima sellega, et me jätkuvalt saame kõik need asjad ja me peame olema sellest tänulikud ja seda kuidagi välja näitama. Eks vanad eestlased olid piisavalt arukad, et seda nad teadsid, kuidas olla edukad. Ja sellepärast, et läbi sellise suhte loomise hakkab kõik liikuma.
Oot siis nii palju mõdust. Selline eestikeelne ilus sõna nagu või, mida me määrime saia peale. Et järgmine kord, kui võtate noa ja määrite võid, siis tuletage meelde, see on vedalik kultuur, see on sanskriti-keelne sõna. Adja, mida siit on väga raske näha, et see on sanskriti keel, aga keeleteadlased lähevad siin ersakeelse oi juurde või siis moksakeelse vai või mis meil siin veel on, saamikeelse vodja juurde ja niimoodi nad jõuavad selleni, et või on sanskriti-keelne sõna. Siis on selline valdkond nagu ehitus, siis et sammas on siis tamba ja tala on tala, need on sanskriti-keelsest ehituskultuurist meie maale jõudnud. Et suure tõenäosusega enne seda siis ehitisi ilma taladeta ja sammasteta. Et kui vedalik kultuur siia jõudis, siis hakati asju toetama sammastega. Käsitööga on meil mitmed sõnad seotud. Siin on küll käsitöö on tänapäeval pole enam nii moes, siis me juba siin paljusid sõnu ei tea, nagu näiteks keder või suga või niduma või, mis on siis seotud siin. Keder on tegelikult ju levinud sõna, mis on siis pottsepa tööriist. Siduma, see on igapäevakasutuses meil. Paelu seome kinni sanskriti keeles. Niduma on siis põimima, midagi ühendama, punuma. Ja ora on ka sanskriti-keelne. Tüvi, naaskel, puur. Ja siis on selline sõna nagu vasar, mis on väga palju siis tänapäeval kasutuses. Et siis teadmiseks, et see vasar ei ole midagi muud kui Indra relv, vajra, mida siis millega Indra tekitab pikset. Indra on siis teadupärast taeva jumal. Ja üks siis tema relvadest, tal on palju relvasid, tal on 10 relvasid, tal on vibud ja nuiad ja kõik muud sellega. Aga see vajra on tal sageli käes, ta on võib-olla päris meie sellist tööpetuse klassi vasarat ei meenuta, aga ta on palju võimsam, et temaga saab tekitada välku ja mürinat. Et see on siis tulnud sanskriti keelest. Siis on palju selliseid elulisi sõnu, et neid siin ilmselt näha ei ole, nad on natuke väiksed, aga ma loen nad siis ette. Üldse on eesti keeles üsna palju sõnu, mis on sanskriti-keelseid sõnu, mis on seotud sellise eluoluga. Just kuidas elu on korraldatud ja ühiskonna, ütleme, ühiskonna toimimisega seotud sõnu. Näiteks isa, siis isand, issand, need on kõik tulnud siis sanskriti-keelsest sõnast Ishvara ehk siis jumal. Ja just nimelt Ishvara on siis selline jumala aspekt sanskriti keeles, kus jumal on selline kummardusobjekt, kus jumal on keegi, kes on kõrge, suur, võimas ja kelle ees peab kummardama ja austust avaldama. Et see on siis üks selline jumala aspekt. Aga see ei ole loomulikult ainuke jumala aspekt, sellepärast et jumal võib olla ka vedalikus kontekstis või ütleme selles dharma kontekstis, ta võib olla sõber, ta võib olla kaaslane, ta võib olla, meil võib olla temaga vanemlikud suhted ja isegi armukese suhted või romantilised suhted. Et see on kõik, mida siis, milliseid saladusi veedad avavad meile, millised kõiki võimalusi on meil luua suhet Jumalaga, et see ei pea olema ainult siis nii-öelda selline nii-öelda lõmitav suhe, kus me nagu näeme Jumalat ainult sellena, kes ainult võtab ja ainult annab. Vaid et me mingi hetk saame aru, et see, et ta võtab, see on hea. Sellepärast see annab meile võimaluse midagi õppida sellest. Et meil on kõigil ju kogemus olemas, et kui me üldse mingis olukorras areneme, siis see on läbi raskuste. Siin
on Srimad Bhagavatamis on lugu pärast Kurukshetra lahingut, kui Pandavate siis ema Kunti Devi, millegipärast ma Devahuti tuli, aga Kunti Devi, Kunti Devi palved on siis, kus Kunti Devi pöördub Krishna poole, Krishna hakkab ära minema sealt siis pärast lahingut tagasi oma valdustesse, Dvarakasse ja Kunti Devi siis pöördub Krishna poole, ütleb, et kallis Krishna, et me ei suuda ilma sinuta mitte midagi, sa lähed siit minema, me oleme abitud, et meil on olnud tohutult kannatusi, pool maailma on surnud, tapetud, minu pojad on kannatanud, kõik on saanud kannatada, aga palun, saada meile veel neid kannatusi, et need on olukorrad, kus me oleme näinud sind kõige lähemalt, kus me oleme kogenud sind kõige tugevamalt. Et ta oli hästi erudeeritud, hästi palju läbi elanud naisterahvas ja ta sai aru, mida meil on vaja. Et meil ei ole nii palju julgust, et seda paluda, aga vähemalt meil on see teadmine, et need raskused ei ole üldse mitte nii halvad asjad, et nad on tegelikult aitavad meil areneda, nad aitavad meil näha seda maailma hoopis teistmoodi ja tajuda hoopis teistsugust reaalsust lõppkokkuvõttes. Ma olen väga irratsionaalne täna, kuidas ma selleni jõudsin, huvitav. Isa juurest. Isa. Hea küll. No, ma loodan, et teil vähemalt väga igav ei ole. Aha. Siis, mis meil siin veel on? Kerjama. Jällegi see on ju osa sellisest ühiskonna eksisteerimisest. Et kus tekkis siis, kindlasti oli veedalkultuur see, mis lõi siin seda ühiskonda rohkem nii-öelda gruppidesse. Tekkisid siis kshatriad, vaishyad, šudrad, brahmanad ehk siis 4 siin ühiskonna jaotust, mis on siis Bhagavad Gitas, Krishna ütleb, ja need on looja poolt loodud, see on osa sellest ühiskonnast. Ja loomulikult sellega kõige käib kaasas ka siis teatud inimeste seltskond, kes ei saa selle eluga hakkama, kes on siis nii-öelda sunnitud kerjama. Et selline sõna on tulnud siis sealt sanskriti keelest krihati, mis huvitav, tema siis algne tähendus on ahne ja himukas. Et see võib olla nagu karmaline selgitus, miks inimesed on jõudnud kerjamiseni, nad on olnud liiga ahned ja liiga himukad. Ja karma on neid viinud lõpuks selleni, et neil ei jää muud midagi üle, kui nad peavad hakkama lihtsalt. Neil saavad selle võimaluse, et iga päev paluda teistelt. Manala on siis seotud Manala. Siin kontekstis on ta harduslaul, jumala kartlik, vaimustus, eelarvamus, aga jah, ma ei oskagi seda praegu, ma jään siin natukene selle koha peal võlgu, aga ma tean, et on selline eestikeelne ilus sõna nagu on manama. Ja see on seotud sellise sanskritikelise tüvega nagu manas. Manas tähendab mõistus. Ehk ma manan endale silme ette, siis tegelikult ma mõistuses kujutan seda endale silme ette. Et veedalikus psühholoogiast on ka tulnud mitmed väljendid eesti keelde, mida me kasutame. Manas on ja mantra tähendab ju siis mõistust. Tra nagu, mis see tra tähendab? Vabastama, just. Et vabastama mõistust, manas, siis on sellest samast tüvest. Eestikeelne sõna on siis manas selle kohta. Siis selline ilus poistlapse nimi nagu, loodan, et ma kedagi väga ei häiri selle tõe ütlemisega, aga nagu Mart ja Mardus ja Martin ja et see on kõik sõna, mis on paraku seotud siis sellise elu jätmisega. Ja mritja, see on sanskritiline tüvi, siit on tulnud siis näiteks soomekeelne marraskuu või siis marrasnahk. See on kõik see sama tüvi, et siis see nahk, mis on meil ära surnud, see muutub siis marrasnahaks.
et see tüvi siis, ja me teame, et siis Kalevipojas ja vanades Eesti muistendites oli siis Mardus kes oli meil siis surmahaldjas või jumal või kuidas teda nimetati. Et see siis me teame nüüd, et see on sanskritiline tüvi, mrtva on siis, tähendab sanskriti keeles nii-öelda keha jätmine. Selline sõna nagu orb ja selline sõna nagu püha, mis on siis ilus sanskritiline sõna puja. Et me teame, et Eestis on palju kohanimesid, on püha jõgesid ja püha järvi ja püha mets on meil siis seal, kus oli Kaali kraater, on seal, kus Taarapita jumal oli ja et see kõik asub pühametsas, see piirkond, seda nimetatakse pühametsaks. Et püha siis sanskriti keeles on puja, see sõna tähendab sellist tseremooniat, rituaalit, sõnatüve puu tähendab nagu heatoo või puhastav põhimõtteliselt, puhtus. Ja teine sõnapool siis ja tähendab, mis nagu tekitab või toodab, ehk siis puja tähendab seda, et kui seda protsessi sooritada, siis kui me teeme pujat, siis me toodame puhtust, siis me toodame kõrgemaid väärtusi, me toodame siis nagu vaimsust. Ja India kultuuris siis, kui tehakse pujat, siis meil on altar, seal on jumalused ja jumalustele pakutakse siis seal erinevaid materiaalseid elemente, seal tuld ja vett ja lõhna ja seda rituaali nimetatakse pujaks, et ilmselt paljud olete näinud Indias siin. Hästi selline ilus ja võimas rituaal ja ainuüksi sellest, et seda rituaali kõrvalt vaadata, me saame samasid hüvesid, nii et teinekord teadke, et kui keegi teeb pujat kuskil mõni brahmanat, siis samaväärne selle brahmana hüvedega on see, kui meie lihtsalt vaatame seda kõrvalt. Et vot see on siis tulnud eesti keelde siis sõnana püha. Ja üks huvitav sõna siis on veel, mis on sanskritiline lausa juursõna, on tark. Et me teame, et Kalevipoeg suutis kuidagi ära äritseda oma isa antud tarkuse raamatu. Et selles kontekstis, mida me siin julgelt täna välja pakume, siis see on midagi muud kui mingit pidi seotud veedadega. Ehk siis sõnatüvi tark tähendab, siis juursõna tähendab arutlema, arutluskäik, vaidluse, järelduste tegemine. Et sellised tähendused on sellel sõnal. Ja siis tark on see, kes oskab hästi vaielda. Okei. Aeg hakkab meil läbi saama, käin need sõnad siin läbi ja siis vaatame, kuidas me teeme, et teeme ühe väikse küsimuste ringi. Et kuidas meil iseenesest ajaga on planeeritud, on okei praegu. Andke siis märku, kui muutub juba tüütuks see teema. Palju neid sõnu ei ole mul siin jäänud, et ma ikkagi natuke sorteerisin neid, et jätta huvitavamad. Veel võib-olla sellised sõnad, mille ära tundmine võib valmistada rõõmu, on siis näiteks sellised nagu rama, sanskritikeelne, mis on siis rõõm, nauding, jällegi ette poolt kinnitatud sanskritikeelne tüvi. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Rama. Rama ei ole midagi muud kui Rama, Hare. Rama ei ole midagi muud kui rõõm. Ja proovige seda öelda. Et see juba selle kordamine iseenesest teeb tuju paremaks. Siis näete, siin on elukorraldusega seotud sõnad, on näiteks küla, mis siis sanskritikeelne kula, tähendab rassi, perekonda, perede kogukonda, hõimu ja sellist seltskonda. Et siis külad tekkisid siis, kui inimesed tulid metsast tasapisi välja oma tegemistelt ja hakkasid ühinema, hakkasid ühiselt asju ajama. Ja siis tekkisid kulad. Siis see on tulnud, näete, sellisest tsivilisatsioonist, kus oli see tava, et mäletate seal Sarasvati Hinduse jõeorus oli tuhandeid külasid ja linnu. Nendel inimestel oli see väga selge, kuidas on parem majandada ja hakkama saada, et on lihtsam, kui on kõik koos ja teevad koostööd. Ja aitama, hästi läks kokku selle eelmise kontekstiga,
abi, toetus, headus, sõprus. Et kui ma aitan sind, siis see on sanskriti keeles tüvi. Era, sadama, alla sadama. Sugu, sündima, janati. Nadjayati, mriati, vagadachinna, jambut, vabavitavana, puiahaa. Bhagavad Gita, et elusolendile kunagi sündinud, ei saa kunagi sündima, ega ei sünni mitte kunagi. Janati, janma. Et sest elusolend on igavene, ta ei saagi sündida, ei saagi surra, sellepärast et hing on igavene. Sanskriti keele sõna. Ternes, mis siis on? Lehmal on teadupärast meil. Ternes piim, mida ja inimesel on ka ternes piim, mida siis suurel osal põlvkonnast, näiteks minul ei antud seda, sest et mind viidi ema juurest ära, meie põlvkond viidi ära, me ei saanud ternes piima, mis annab inimesele tegelikult immuunsuse kogu eluks. Et see on üks põhjus, miks nii palju on haigeid selles põlvkonnas. Et siis see on noorvärske sanskritikeelne termin on ternes, taruna. Sõjapidamisega seotud sõnad hamb, rahu, varmas. Ja nii väikselt mõisaga enne siin. Siin on väga saladuslikud sõnad, et sellepärast no ma siis avaldan neid saladusi. Esimene on taara. Et oli natukene välja lubatud, et taarast rääkida, et miks ma nendest sõnadest täna rääkima hakkasin, ongi see, et ma oma eelmistest loengutest olen alustanud taarast ja taarapitast ja ma ei ole nende sõnadeni jõudnud, et ma otsustasin, et ma hakkan täna teisest otsast pihta. Aga et see saaks see lubadus nagu mingit pidi täidetud, et me taarast räägime, siis on üks pikk ilus legend, mis räägib taarapita siia jõudmisest. Ja taara iseenesest sõnatüvena tähendab tähte või tähendab siis teatud mõttes transformeerumist või üleminekut ühest seisundist, ühest teadusest teise või ühest maailmast teise, materiaalsest maailmast vaimsesse maailma. Et kõik selline ületamine, see siis on taara. Sõnatüvi tähendab seda. Ingliskeelne star on tulnud sellest samast sõnatüvest taara. Taara tähendab tähte ka, seda, mis taevas meil särab. Ja taara oli see, kes siis, taara siis ka vedalikus kultuuris on see, kes aitab elusolendil liikuda ühest dimensioonist teise. Seda küll nagu suhteliselt materiaalsel tasandil, aga tal on oma funktsioon sellel tasemel, kus tema meid töötleb. Sellepärast, et me ei saa hüpata kohe vaimsete väärtuste juurde, vaid me peame alguses siin tegelema oma karma puhastamisega ja oma omaduste arendamisega, oma iseloomuga nii-öelda, mis on võib-olla väga ränk ja raske ja valus töö. Reeglina ta ongi, sest kui me lõpuks vaatame peeglisse, siis vaatab sealt vastu päris kole tegelane. Ja sellest kõigest taara meid aitab. Ta väga emalikult juhatab inimest läbi selle raske tee, vanasid eestlased juhatas. Ja muistsid eestlased oskasid temaga suhelda. Nad teadsid, kuidas teda rahuldada ja kuidas tema poole pöörduda. Need teadmised olid kõik vanadel eestlastel olemas. Ja panite tähele, et Taara oli siis naisjumala energia esindaja, et ta on siis naissoost. Ma olen selle kohta rääkinud neid teemasid kõiki lahti siin eelnevates loengutes ka ja tegelikult selle kohta on palju materjali, et ma ei lasku praegu kõikidesse nüanssidesse. Ma vaatan, mis salatuslikke sõnu siin veel on. Selline sõna nagu praktiline. Prakriti on siis sanskriti keeles materiaalne maailm. Pakriti ja sukriti. Siis on sellised vahvad eestikeelsed sõnad nagu üles sanskriti keeles ullasse ja alas, siis allas. Ehk siis ullasse ja alas. See on sanskriti keel. Ja
sama on ka sanskriti keel, et see on sama. Nii et meil saigi siis sõnade ring siin vist, no siin on veel, ma loen lihtsalt nad ette. Vadistama, kust on siis tõenäoliselt tulnud meie vadjalased, meie suure hõimurahvas, mis tähendab siis rääkima, kõne rääkima, vestlema. Aru, isu, paks, paha, sanskritikeelne, palju, suur, paks, soe, soovima. Et see on nii palju, vähemalt minu jaoks huvitavaid, et ma loeme nad siin siis läbi mõne minutiga ja siis vaatame, mis meeleolus me oleme. Tegema, turv, tõotama, viha, taevas, millel võiks hetke peatuda, sellepärast et taevas on tulnud sõnatüvast deva, mis tähendab taevane, jumalik, sära. Meil on siis taevaskoda. Me oleme harjunud ütlema, tule taevas appi, hoia mind taevas, et me pöördume selle taeva poole. Ja see on täitsa mõistetav ja loogiline, sellepärast et taevas tähendab siis algselt jumalikkust. Sanskriti keeles deva. Deva peaks tähendab sanskriti keeles ka tegelikult, kuidas on see? Ei tule see vers praegu meelde, Bhagavad Gitast. Deva tähendab ka mänguasju tegelikult, et ta on nagu mängumaailm. Sanskriti keel on väga palju tähenduslik. See selleks. Nii, kus me jäime. Õng, väga praktiline vahend. Puhas, seda ma siin nimetasin, sõnatüvi puu on siis puhtus. Ja selline valdkond nagu kauplemine, mis on ka suure tõenäosusega paljud elemendid siis sellest kauplemisest on tulnud siia Eestisse, ehk siis läbi selle kultuuri. Maksma, müüma, ostma, osa, 100, nagu ma ütlesin juba. Et tuleb välja, et kõik sanskritikeelsed tüvega. Ja viimane asi, mis ma siin praegu näitan, on siis mõned kohanimed. Eestis on palju sanskritikeelseid kohanimesid. Et mulle isiklikult väga sümpatiseerib Saaremaa oma saare siis sellise veedaliku kultuuri rohkusega. Mõned näited, et siit hakkame siit ida poolt pihta, siis Ashva tähendab sanskriti keeles hobune. Ja me teame, et isegi arheoloogid meil ju räägivad Ashva kultuurist, teatud siis keraamika periood. Ja mis on nagu väga huvitav on see, et kui te olete Ashvasse, siis teate, mis seal on või? Seal on hobuse kasvatus. Et äkki on ta olnud siis juba neid 1000 aastaid seal siis, et hobustega seotud see piirkond. Siis näiteks Saaremaa enda nimi on ju siis Sarasvati, ma juba mainisin seda Induse Sarasvati jõge seal, siis sõnatüvi Saarast on tegelikult tähendab vesi, veekeha. No, veel on ka keha, vesi on kisiksus. Ja maa on siis ema. Maa. Paljudes keeltes on see tüvi. Ehk siis Saaremaa. Ja kui me vaatame kaarti, siis väga kerge oli sealt all liikuda sinna Saaremaa, asustada see Saaremaa. Me teame, et Saaremaal olid väga võimsad kshatriad, väga võimsad sõdalased, kellel võisid olla paljudelgi veedalike sõdalaste oskused. No mis siin veel on? Siin lääne pool on paar huvitavat kohta, on Abajas ja Karala, Abaja ja Karaja. See Karala on hästi avatud avamerele. Et ta on väga hirmus, Karala tähendab sanskriti keeles hirmus ja kole koht. Sellepärast siin oli võimatu randuda, sinna ei saanud laeva panna, aga sellest 15 kilomeetrit eemas on Abaja. Abaja siis eesti keeles tähendab turvaline lahekene, kus on turvaline madal lahekene, kuhu saab randuda. Need kaks on minu spekulatsioonid, nii et võite mind pärast süüdistada, kui keegi keeleteadlane teile teeb meile märkusi. Siis Sõmera on Sumera, Meeru mägi siis veedalikust kultuurist tuntud mägi ja Suu on Heatov, Susukam, Sukha tähendab Heatov sanskriti keeles. Suumera, siis Heatov mägi, väga kuulus mägi. Viidumäe on, viidu tähendab teadmised.
Kaarma, ma muidu seda kaarmat oleksin välja toonud, aga ta eesti keeles sõnatüvi kaarma tähendabki kärmas, tegutsev ja kärmas. Ja me teame, et siis karma, sanskriti keele sõnatüvi tähendus ongi tegelikult tegutsema. Nii et kaarma on siis kärmas. Siin ka keeliteadused väidavad, et see kaarma on tulnud siis sõnatüvest kärmas, mis on siis väga suure tõenäosusega sõnatüve karma järg. Kali on siis taarakaaslane, keda ma siin kahjuks ei jõua lahti rääkida täna. Ja lõpuks siis üllatus, Saaremaalt me leiame Hindu küla. Et kus see sinna sai? Et iseenesest hindu ei ole sanskritiline sõna. Et selle hindu ja hinduism, et see te ei leia mitte kuskilt vedades sellist sõna. Et selle sõna panid siis araablased, ütleme seal pärslased, kes siis pookisid külge teatud mõttes sellele kultuurile selle sõna. Ja pärsia keeles siis H-täht muutus sujuvalt, või S-täht muutus sujuvalt H-täheks ja sellest sai siis hindu. Aga see selleks. Vot nii, et sellega ma praegu lõpetaksin oma väikese keelelise seikluse. Ma loodan, et oli piisavalt huvitav. Ja kui on mõned mõtted ja kommentaare või midagi lahti rääkida Bhagavad Gita kohta mingi küsimusi, et siis ma võin üritada midagi öelda. Aitäh igatahes. Kas see Gita on eesti keeles ka saadaval kuskil raamatukogudes? Ja siin on üks eksemplar täitsa saadaval väikese annetuse eest. Mul on teine veel siin. Et iseenesest peaks olema suuremates raamatukauplustes olemas. See on meie siis Matura, kes siin meil paar päeva tagasi rääkis, väga suurepärases tõlkes tõlgitud, väga autentne tõlge sellele teosele. Ja ma isiklikult ausustades ei mõista, miks ta tahab seda ümber tõlkida, aga neid põhjuseid teate ise, aga minu arust on see tõlge niivõrd suurepärane, et sellest jätkub meil küll siin 10 ja 100 aastateks eestlastele. Et väga hea ja täpne tõlge just nimelt see Bhaktivedanta Swami Prabhupada tõlkes. Et tema on väga autentne ja aktsepteeritud vedade tõlkija ja õpetlane. Et kindlasti seda teost just nimelt eesti keeles on mõned tõlked veel Bhagavad Gitast, aga nagu siin Prabhupada väga tabavalt ütleb, et nii nagu see on, et mitte mingit ridade vahelist lugemist, vaid et kui öeldakse, et tegemist on Jumalaga, kes on isiksus, nii on. Et ei ole vaja nagu midagi ise välja mõelda, et siis on palju lihtsam neid vedasid vastu võtta. Ja vedad on väga kavalalt tegelikult üles ehitatud, et varem hiljem, kui me loeme vedasid, siis meie mõistus hakkab tõrkuma, sellepärast, et kui seal räägitakse näiteks, siin just hiljuti oli Govardhana Puja, kus siis Krishna väikse poisina tõstis üles siis suure Govardhana mäe, mis oli 10 kilomeetrit pikk ja suur ja ta tõstis selle üles ühe väikse näpuga. Et kuidas meie tänapäeva ratsionaalne mõistus saab sellist asja selgitada, kuidas see võimalik on, miks see mägi ära ei lagunenud. Ja kogu see külaelanikkond läks sinna alla, siis koleda Indra, kes tuli oma vasaraga, tuli sinna torme tekitama, läks selle Indra pahategude eest peitu ja Krishna kaitses neid, tõstas üles selle mäe oma väikse näpuga. Mõistus jookseb kokku siin, kuidas see võimalik on. Aga vedad teevad seda teadlikult, et nad lõhuvad tasapisi ära meie sellise ratsionaalse, mõistliku, kõike selgitada, püüdva maailma nägemise ja viivad meid lõpuks selleni, et me teatud mõttes me lihtsalt alistume sellele, kuidas see maailm on nagu üles ehitatud. Aga see tuleb nagu tasapisi sellepärast, et algused selleni jõuda tuleb ikkagi teatud loogikast aru saada. Et vedad on selles mõttes väga tänuväärne allikas, et seal ei ole vaja midagi pimesi uskuda. Kõik on hästi teaduslikult ja ratsionaalselt ära selgitatud meie
mõistuse ja arukuse rahuldamiseks. Ja seejärel, kui on tekkinud teatud usaldus, vedad on pratyaksha, Krishna ütleb Bhagavad Gitas susukam avyam pratyaksha vagyam dharmam. Pratyaksha tähendab kogemuslik. See tähendab seda, et meil on alati võimalik võtta siit mingi õpetus ja hakata seda proovima. Ja kui me saame selle positiivse kogemuse, me näeme, et see töötab. Ja see teeb meid õnnelikumaks, tõesti ta võtab meie nagu muresid vähemaks ja siis meil tekib usaldus. Ja me tahame veel rohkem teada saada, siis me uurime veel rohkem. Ja tasapisi see usaldus kasvab, kuni me lõpuks oleme valmis vastu võtma selle, et okei, las ta siis tõstab selle väikse näpuga selle mäe üles. Et ta on ju jumal, lõppude lõpuks on ta ikkagi jumal. Et Bhagavad Gitas ka öeldakse, et Krishna on suurim müstik. Ja tõenäoliselt vedad on ka maailma kõige müstilisem teos, aga on väga imeline teadmiste allikas. Eestlaste kombestikus ka mingisuguseid paralleele võib leida või tulisid, et kombestikus rääkiste keelest on ju, no kui me vaatame vanu eestlaste muistendaid, et meil on olemas siin ju suhteliselt palju materjali selle kohta, lausa 10 000 mustendeid on tegelikult läbi töötamata eestlastel, siis me leiame sealt Johan Heisen on siis, temal on palju raamatuid, kes on rääkinud nendest vanadest eestlaste traditsioonidest ja kui me tunneme ja teame vedaliku kultuuri, siis kombetalitusi ja tavasid ja siis on meil seal võimalik leida küll neid paralleele. Et üks ma siin just rääkisin, et seesama nagu prasadami pakkumine, poga on siis selline produkt, mida ei ole veel siis nagu tänuga õnnistatud veel, mis ei ole toodetud, mis ei ole tehtud prasadamiks, mis tähendab seda, et temal ei ole veel seda õnnistust nii-öelda looja poolt, et teisisõnu vanad eestlased, kui nad midagi tegid, tootsid, siis nad pakkusid selle. See oli selline komme. Ma arvan, et paljud inimesed alateadlikult teevad seda ka tänapäeval. Aga kui me vaatame nagu praegust ühiskonda ja praegust elukeskkonda, siis peab tunnistama, et päris raske on leida nagu selliseid momente. Kombestikus sa mõtled just nagu jah. Aga et kombestiku levimine tähendab seda, et võib-olla see kontakt lähemal, sellepärast küsis tuvastatud mingisuguseid mustreid, verivorst. Ma siin loengu jooksul mitu korda nagu proovisin neid vihjeid tuua, et tegelikult näiteks ühiskonnakorralduski ja alates siis sellest külakultuurist ja sellest kastisüsteemist, mis nagu ilmselgelt oli olemas sellel ajal. Et kui me loeme siin Hendriku kroonikat, siis sealt tuleb väga selgelt välja, kuidas oli olemas see ühiskonna struktuur ja ülesehitus, kuidas olid olemas siis nii-öelda need kshatrite klass, kes siis nagu juhtisid, olid nii-öelda nagu kuningad. Ja see on kõik, see on mõnes mõttes on nagu seotud selle kombestikuga. Aga igapäevaselt mina ei oska nagu midagi väga sellist välja tuua. Kremeerimine. Jaa. Nojah, seda ma ka mainisin, et see tuli selle ajaga, kui tõenäoliselt need eestlased sealt liikusid nendest Volga-Kama jõe aladelt siia Uuralite sellest lõunapoolsest osast liikusid see Eestisse, siis nendega koos tuli ka siis tuli see surnukehade põletamine. See on kombestik kindlasti, et see nüüd on tulnud tagasi. Et kristlased, kui tõid meile siis uue usu, siis ju see keelati ära. See oli keelatud. Kui eestlased jätkasid samamoodi seda, see oli nagu nii traditsioonides juba sees, et neil oli raske sellest loobuda. Et aastasadu veel pärast seda, kuigi see oli keelatud, tegelikult eestlased põletasid oma lähedasi pärast keha jätmist.
Regilaul, jaa, seal on küll palju sarnast. Et see on kirtan, aga kirtan on siis see, kus on Sankirtan, Jaagia, mis on siis praeguse ajastu, peetakse siis praeguse ajastu Jugatarma, Tarma jälle, mis on siis praeguse ajastu nagu meetod vaimse teadvustuse saavutamiseks. On siis selline huvitav ja lihtne meetod, kus siis korratakse ees siis Jumala nimesid, näiteks mingid mantrat, ja tavaliselt üks siis kordab ees ja teised kordavad seda kõik järel. Et see on veedalises kultuuris on see kirtan, on sellise ühislaulmise nimetus ja täiesti üks-ühele on sellel on regilaul, kuidas siis samamoodi eeslaulja laulab ees ja teised laulavad järel. Et see on üsnagi tugev paralleel kombestikus. No ma arvan, et kui neid siin nagu otsida, et eks neid leiab veel, aga niimoodi. Et eks me oleme siin väga ära kaldunud, et tänapäeval me teame, kõik muutub väga kiiresti, et sotsiaalmeedia ja see info tohutu kogus, mis meid üle ujutab, see paneb meid väga kiiresti muutuma ja unustama seda, mis on tegelikult oluline ja kui vanasti vanematel aegadel siis vanad eestlased suutsid aastasadu ja tuhandeid kanda edasi neid traditsioone ja teadmisi, siis meil võivad nad kaduda siin ühe põlvkonnaga ära, nii et ei saa arugi. Et see on paraku Kali Yuga kaasnähtus, mis me oleme selles ajastus praegu, kus inimesed degradeeruvad paraku väga kiiresti. Et me kas tunnistame seda või mitte. Nojah, siin tegelikult, kui me vaatame Bhagavad Gitat, siis Krishna kritiseerib seda päris tugevalt heategevust kui sellist. Sest et suur vahe on, et kas me teeme heategevust selleks, et ise saada sellest hüvesid. Et ma olen suur annetaja ja suur heategija, lootes saada head karmat, mis on reaalne tagajärg sellele. Aga veedade kontekstis hea karma ei lõppe millegi muuga, kui lihtsalt paradiisi planeetidele sattumisega. Ja paraku need paradiisi planeedid on siis vedalikus astronoomias on see kõik väga hästi lahti seletatud. Need on ajused kohad, et sealt inimene tuleb tagasi. Et tal on seal küll palju rohkem hüvesid, aga see ei ole veel nii-öelda inimese elusolenda jaoks ei ole veel vabanemine. Ehk kui me selles kontekstis vaatame, siis hea tegevust on võimalik teha küll ja ta on karmast vaba, ehk siis akarma. On ta sellisel juhul, kui me teeme seda Jumala jaoks, et kui me kaasame siia Jumala ja näeme, et me näiteks teeme Jumalat õnnelikumaks läbi selle, et me hoolitseme tema laste eest, sest et Krishna ütleb, aham bija sarvabhutanam, aham bija on seeme. Mina olen sarvabhutanam kõikide elusolendite seeme, isa, Ishvara, olen mina. Ja kõik me oleme ühe isa lapsed, me oleme kõik ühe Jumala lapsed. Ja kui me hoolitseme oma õdede vennade eest ja selle juures tahame teha loojat õnnelikuks, siis on see väga hea. Siis on see väga hea. See on selgitus, kuidas vedad nagu seda asja selgitavad. Et kui me vaatame alati, siis tegelikult ju peenemal tasandil tulemuse määrab ära meie motivatsioon. Et sellepärast on hästi mõistlik vaadata enda sisse ja olla aus enda vastu, et mis on mu motivatsioon, miks ma seda teen. Et kas ma teen hea tegevust selleks, et saada palju kuulsust ja tuntust ja palju inimesi, kes mind käivad ja tulevad ja tänavad ja kummardavad või mida iganes. Või teen ma seda täiesti omakusu püüdmatult, et ma teen selleks, et lihtsalt see on minu dharma, see on minu svatdharma, see on minu kohustus, see on midagi sellist, millega ma saan rahuldada Jumalat. See on teooria. On veel mõtteid, vastuväiteid. Kõik on nii leplikud. Siin oli täna palju selliseid, ma arvan, et suhteliselt uut informatsiooni teile oli. Või oli juba teada kõik see eelnevalt.
et kui midagi muud ei ole, siis vähemalt mõtteainet on paljuks ja järgmine kord, kui määrite võid leiva peale, siis tuletage meelde, tegemist on sanskriti keelega või võtate kätte vasara või ükskõik, mis sõna, kui jäänud meelde, minge vaadake üle, tuletage meelde, mis sõnad olid. Tarapitast siis teinekord ja tema seiklustest. Ja kui on kellelgi tõsine huvi tekkis selle asja vastu, siis minge otsige üles, et YouTube'is on olemas Tarapita jälgedes loengud. Et leiate mind seal võib-olla rääkimas mõnestki teises loengus, et nendest teemadest on mulle meeldinud rääkida ja ma loodan, et on huvilisi ka edaspidi, et kui Krishna tahab, siis räägime. Igatahes suur tänu ja kõike head teile ja vaadake ikka kõrgemale, proovige vaadata. Aitäh!